Mina olen Koit Saarevet ja minu ettekande pealkiri on digisäilitamise ABC. Ja täpsem pealkiri on digidokumentide arhiiv oma kätega. Räägin siis sellest, kuidas teha olematu eelarvega ja oma paljaste kätega arhiiv, mida saab usaldada. Kõigepealt tuleb alustada definitsioonidest. Mis on üldse arhiveerimine? Toon teile 3 definitsiooni. Esiteks, arhiveerimine on failide kokkupakkimine ühte suurde faili ja siis selle suure failina säilitamine, näiteks zip-arhiivina. Teiseks, vähe kasutatavate failide tõstmine kiirelt serveri kettalt aeglasemasse ja odavamasse kettaruumi. Või 3. definitsioon, arhiveerimine on paberdokumentide digiteerimine pluss tekstituvastus pluss mugavasse otsisüsteemi paigutamine. Need definitsioonid on kõik väga head omas kontekstis, aga pikaajalise digisäilituse kontekstis on neil üks väike viga. Nimelt, nad on täiesti valed. Ja mis juhtub, kui nende definitsioonide järgi digisäilitust teha, tulevad pahandused. Ja toon teile ühe näite siis, millised pahandused võivad tekkida. Kas keegi teab, mis siin pildil on? Keegi julge öelda. Siin on kuule maandumine, inimkonna esimene astumine kuule. See mees seal pildil on Buzz Aldrin, pildi tegi tema kompanjon Neil Armstrong, kes oli minut varem välja tulnud. Miks ma seda pildi siin näitan, on see, et selle video sellest esimesest maandumisest NASA suutis kogemata ära kustutada. Et lugu oli niimoodi, et tollal andmeid hoiti magnetlintidel, aga lindid olid kallid, eelarve oli väike ja siis oli tavapärane praktika need linte aeg-ajalt kustutada ja uute andmete jaoks kasutusele võtta. Ja muu hulgas siis juhtus, et see kuule maandumise videosalvestis sattus ka niimoodi olema üks nendest kustutatavatest lintidest. Õnneks oli telekanalite arhiivides ka koopiaid, et see salvestus on meil endiselt vaadeldav, aga kui asi oleks ainult NASA arhiivi peal seisnud, siis meil seda poleks. Mis on siis õige definitsioon, millega juhtus selliseid äpardusi? Õige digiarhiveerimise definitsioon on siis see, et digiarhiveerimine on protsess, mis tagab digiinfo säilimise, leitavuse, kasutatavuse ja mõistetavuse. Säilimine tähendab, et füüsiliselt on meil need bitid ja baidid alles. Leitavus tähendab, et me suudame oma hoidlast need õiged bitid ja baidid üles leida. Kasutatavus tähendab, et me suudame selle faili reaalselt avada, teha inimese jaoks kasutatavaks. Ja mõistetavus tähendab, et see kasutaja on võimeline sellest vaadatavast infost ka aru saama, sest mitukümmend aastat hiljem kasutajal ei ole samu teadmisi, mis olid nende andmete loojatel, mistõttu ta vajab täiendavat infot konteksti kohta, et miks see dokument loodi, kes lõi, mis teiste dokumentidega ta seondub, millistest osadest koosneb, missuguseid erialatermineid seal kasutati, mis need tähendasid ja nii edasi. Ja viimaseks siis see boonustingimus seal, et see kõik peab toimuma mõistliku kuluga, kuna eelarve ei ole iialgi piiramatu. Üldiselt, kui digiarhiivi tahta teha ükskõik mis mahus asjade säilitamiseks, ükskõik mis vormingus, ükskõik kui kaua, siis see on väga keeruline ülesanne, väga kallis lahendada, aga teatud juhtudel on võimalik siis arhiivi teha ka ise oma paljaste kätega. Ja need eeldused, millal on võimalik, esiteks see materjal peab olema selgelt piiritletud. Ehk meil peaks olema üks kindel moodustaja, kes neid dokumente loob, kas siis mingi ettevõte, mingi asutus, mingi isik. Meil peab olema suhteliselt piiratud kindlalt teada dokumenti liikide hulk ja meil ei tohi olla liiga palju erinevaid failivorminguid. Teiseks peab olema siis see maht mõistlik, et kui me opereerime miljonite failidega, siis seda on liiga palju, et seda niimoodi paljaste kätega ära ei tee. Ja viimane kõige tähtsam asi, et dokumendihalduses peab valitsema kord. Ma kasutan sõna dokumendihaldus selle tõttu, et kui me räägime näiteks andmebaaside säilitamisest, siis selline lihtne lahendus ei tööta, siis on vaja veel üht-teist teha, mis siia tänasesse ettekandesse ära ei mahu. Aga kui me räägime dokumentidest või dokumendi või failipõhistest infokildudest, näiteks isiklikust fotoarhiivist, siis see meetod töötab. Ja dokumendihalduses kord ongi niivõrd oluline, et selle peale on mul suur osa sellest ettekandest pühendatud, et kuidas siis see kord luua. Esiteks on väärt termin teada liigitusskeem.
mis tähendab siis selle arhiivi moodustaja isiku või organisatsiooni tegevuste ehk funktsioonide ja sarjade ehk siis dokumendiliikide loetelu. Ja see sisaldab siis vähemalt nende nimetusi ja tähiseid. Ja täpsemalt on selle kohta kirjutatud arhiiviseaduses ja siis, arhiivi eeskirjas on õigem öelda, seaduses seda vist ei mainita. Aga see on kohustuslik ainult avalikule sektorile, teistele on see lihtsalt kasulik lugemisvara. Ja siin on näide, et ma kirjeldan seda arhiveerimise meetodit siis sellise ettevõtte najal, kes tegeleb saiade küpsetamise ja müügiga. Ja nimeks siis OÜ Saiavabrik. Ettevõtte puhul siis siin on loetletud tema 7 seda funktsiooni. Ehk siis tegevuste gruppi. Esimesed 4 on üldised nagu siis tugitegevused, mis on olemas igas organisatsioonis samal kujul, näiteks number 1 üldjuhtimine alati olemas või number 4 raamatupidamine, aga viimased 3 on siis sellised, mis sõltuvad konkreetsest organisatsioonist. Ja sellest loetelust, siis funktsioonide loetelust saab liigitusskeem, kui me lisame siia ka sarjad. Ehk siis sinisega on funktsioonid ja mustaga sarjad. Paneme neile siis mingid tunnused, mingid koodid ja ongi liigitusskeem. Edasi selline mõiste nagu dokumentide loetelu. See on siis seesama liigitusskeem, aga siia on lisatud veel tähtaeg, ehk siis kui kaua peab säilima see informatsioon. Ja lisaks juurdepääsu tingimused, kellel on õigus mingit liiki dokumente näha. Antud näites siis Saiavabriku puhul näiteks kõige viimane sari seal all müügi kampaaniate dokumendid, seal ei ole midagi salajast, kõik võivad näha. Need ei ole ka mingid ülitähtsad dokumendid, mis peaks väga kaua säilima, on sinna 5 aastat pandud. Aga näiteks retseptid, sellise ettevõtte kõige tähtsam vara, need peavad alatiselt säilima ja juurdepääs on siis rangelt piiratud, et ainult ülempagar tohib neid näha. Nii nagu Coca-Cola retsepti tohib ainult väga väike hulk inimesi näha. Nii, kui me oleme oma selle struktuuri välja mõelnud, siis me peame leidma mingi koha, kus neid faile reaalselt majandada, kus me igapäevaselt tööd teeme. Selleks võib olla jagatud kaust kuskil kohtvõrgu serveris, võib olla privaatpilve tarkvara, näiteks Nextcloud on üks tasuta tarkvara, mille saab oma serverisse paigaldada. Ta käitub umbes nagu Dropbox, ainult et ta on täielikult teie kontrolli all. Või siis kasutada mõnda avalikku pilve, Dropboxi, Google Drive'i, mida iganes neist. Kõik on võimalikud variandid. Kui me oleme seal keskkonna välja valinud, siis tuleb ta sisse seada. Ehk me peame seal seadistama siis ära selle sama kausta struktuuri, nagu ta liigitusskeemis oli, ja panema sinna need juurdepääsu õigused. Siin on praktiline näide sellest, et on siis meie see Saiavabrik, on ülemkausta pealkiri ja seal all on siis iga funktsiooni kaupa kaustad ja funktsioonide all on siis nende funktsioonide sarjade kaustad. Veel üks kasulik mõiste on dokumendiregister. Et see järgib jälle seda sama liigitusskeemi struktuuri. Sinna registreeritakse kõik dokumendid, mis me loome või saame. Ja igale dokumendile pannakse mingisugune number, mis reeglina koosneb sarjanumbrist ja siis järjest suurenevast loendurist. Seda registrit võib pidada Excelis, Google Sheetsis, mingis andmebaasis, ise valite. Ja sinna registrisse peaks salvestama ka siis maha faili asukoha, kus ta füüsiliselt kättesaadav on. Siin on näide, kuidas see dokumendiregister võiks reaalselt olla selle Saiavabriku puhul. Et hetkel on see siin kronoloogiline, et on lihtsalt iga dokumendi kohta registreerimisnumber, kuupäev, pealkiri ja siis see füüsiline asukoht. Ja siis, kui me hakkame nüüd reaalselt sellesse failide hoiu kohta sisse vaatama, siis meil on seal see kataloogi struktuur, iga kataloogi sees on failid. Ja failidel on siis nimed vaja panna, et üldse oleks võimalik midagi leida. Ja need nimed peaksid olema selged ja loogilised, kindla struktuuriga. Näiteks, kui me vaatame siin sarja 5.1 lepingud tarnijatega, ehk siis need on ettevõtted, kelle käest ostetakse siis tooraineid, näiteks jahu või pärmi.
Mina arvan, et sellisel ettevõttel kõige tähtsam infokild, mille järgi otsitakse informatsiooni, näiteks lepinguid, siis on see partneri nimi. Ehk mina panin selle faili nimes esikohale. Teiseks ma arvan, kui on ühe partneriga mitu lepingut, siis võib olla kuupäev oluline, panin selle teisele kohale ja lõpuks registrinumber, mis dokumendiregistris on. Ja kõigil failidel selle kausta piires on täpselt sama nime struktuur. Aga see struktuur ei ole midagi absoluutset, et see pannakse kokku vastavalt vajadusele, olukorrale. Näiteks sari 6.1 retseptid, seal loomulikult mingit tarnija nime ei ole, seal on retsepti pealkiri ja siis see registrinumber. Kuupäeva ma isegi sinna ei pannud, sest see ei pruugi üldse olla oluline. Kui leiate, et see on oluline, pange see element ka. Siis oluline asi siin on veel need semikoolonid seal nende elementide vahel, et need ma olen sinna sokutanud selleks, et kui mul näiteks dokumendiregister hävib või ma näiteks oma isikliku fotoarhiivi puhul ei viitsi seda teha, siis kui mul tekib vajadus saada kiire ülevaade ja kiire otsivõimalus üle kogu oma selle dokumendi kogumi, siis kui mul on kindla struktuuriga nimed ja on selged väljaeraldajad, siis on võimalik kirjutada lihtne programm, mis mõne 3-4 koodirea abil lihtsalt käib kõik faili nimed läbi ja loeb sealt semikoolonite vahelt need andmeelemendid, paneb andmebaasi ja mul on suurepärane otsivahend peaaegu tasuta käes. Edasi failivormingud. Kindlasti peab olema neid võimalikult vähe. Ideaalne, kui on ainult üks vorming. Näiteks PDF-A siin selle saiavabriku puhul on täiesti adekvaatne lahendus. Miks neid vähe peab olema? Sest iga failivorminguga kaasnevad mingisugused riskid. Meil peab olema teadmine täpselt, mis tarkvaraga seda faili avada. Kui tulevad uued tarkvaraversioonid, siis võib juhtuda, et see tarkvara enam ei ava vana faili õigesti. Me peame selle kogu aeg silma peal hoidma, see on kulukas, et tuleb see vormingute arv piirata ja need vormingud tuleb valida võimalikult arhiivi püsivad. Et mis vormingud on head pikaajaliseks säilituseks, seda saate lugeda arhiivi eeskirja lisast number 1. Seal on siis need riigiasutustele ametlikult tunnustatud arhiivivormingud. Siis viimane asi, mida tuleb selle dokumendihalduses korra loomise juures rääkida, on varundus. Et ei saa usaldada ainult seda ühte keskkonda oma failide hoidmiseks, peab olema ka varukoopia. Seda varukoopiat tuleb teha vähemalt üks kord päevas, mis tähendab, et see tuleb automatiseerida. Selleks on olemas standardvahendid nii Windowsis, Macis kui Linuxis. Te ei pea ise neid leiutama. Siis varunduskoht peab olema see, kus neid varundusfaile hoitakse. See peab olema füüsiliselt eraldi sellest põhikohast. Seda varundust tuleb testida regulaarselt, et proovida sealt midagi taastada. Suvaliselt ükskõik mida, aga kontrollida, et kas see sealt tuleb ikkagi tagasi. See regulaarsus peaks olema nagu piisavalt tihe, et kas nüüd päris kord päevas, aga kord nädalas oleks juba hea. Nii, kui need eeldused on kõik paigas, dokumendihalduses kord loodud, siis saab minna selle tegeliku arhiveerimise juurde. Ja siin tuleb siis veel üle rääkida, mis on varunduse ja arhiivi vahe. Et kõigepealt see põhikoht, see number 1 on mul seal siis see, kus me igapäevaselt oma failidega töötame. Aga varundus, selle eesmärk on kiire taaste juhul, kui selle põhitöökeskkonnaga midagi juhtub, tulekahju näiteks, et kõik hävib, siis on vaja kähku tagasi saada. Selle tõttu on varunduses kõik andmed, kõik tarkvarad, mida me kasutame ja nende tarkvarade seadistused ka, et saaks ruttu tagasi. Arhiiv seevastu on selgelt orienteeritud andmete ja info pikaajalisele säilitusele. Seal me tarkvarasid ei hoia. Et varundus ja arhiiv on sarnased, aga nad ei asenda üksteist. Siis see Sigri-Migri siin slaidi peal on selleks, et iseloomustada tervikluse tagamise protsessi. Nimelt digiinfo puhul me ei saa peale vaadates aru, kas meie fail on säilinud muutumatuna või on temaga midagi juhtunud. Et sekund peale salvestamist me ei saa enam kindlad olla. Keegi võis vahepeal muuta ja me ei suuda eristada seda, sest need on lihtsalt mingid nullid ja ühed kuskil salvestuskandjal. Aga on sellised matemaatilised abimehed meil nimega krüptograafilised resifunktsioonid.
mille omadus on siis, et nad arvutavad ükskõik millisele sisendinfo väärtusele mingi kindla pikkusega väljundväärtuse. Ja siin on näide siis praegu 3 sisendväärtusest tekst 1, tekst 2, tekst 3 ja need erinevad üksteisest väga vähe. Isegi nii vähe, et viimase 2 puhul see tekst 2 ja tekst 3, seal on erinevus ainult 1 bitis. Aga kui me vaatame väljundväärtusi, siis need on totaalselt erinevad, mistõttu me saame seda omadust ära kasutada oma arhiivi tervikluse kontrollil. Et arvutame arhiivi luues siis failidele resid, salvestame need resid ja mingi aeg hiljem, kui me oma arhiivi kontrollime, arvutame uuesti resid ja kui me tuvastame muudatuse, resid on erinevad, siis järelikult see fail on muutunud. Täiesti kindlalt teame siis, et on muutunud. Ja resisid ei pea mitte arvutama paberi ja pastakaga, selleks on tööriistad. Windowsis on väga hea tööriist Exact File, tasuta programm, väga lihtne kasutada. Tuleb talle ette anda siis seal üleval kataloog, kuhu ta vaatab, kus olevaid faile ta siis nii-öelda räsima hakkab ja öelda, kuhu kohta ta need resid pärast salvestab. Ja siis go ja programm ise arvutab kõik need resid välja. Ja hiljem kontroll on sama lihtne, 2 klikki selle reside faili peal ja tehaksegi kogu kontroll ära ja kõik failid, mille puhul resid ei klappinud, ta raporteerib kohe punaste tulukestega ja te teate, et need failid on siis riknenud. Selleks, et selle riknemise infoga midagi peale hakata, peab olema teine koopia, kus taastada. Ehk siis füüsilises säilituses peab olema vähemalt 2 koopiat. Aga veel parem kui 3. Ja veel parem kui 4. 10 või 15, see on juba natukene liig, läheb kalliks ja raskeks majandada, aga vähemalt selline 2, 3, 4 peab olema. Nad peaksid olema füüsiliselt üksteisest lahus ja nad võiksid olla erinevatel andmekandjatel, et vahel on probleeme, näiteks ma ei tea, temperatuur tulekahju korral avaldab rohkem mõju mingile teatud tüüpi kandjale kui mingile teisele kandjale, et siis kui te kasutate erinevaid, siis on lisa nagu kindlust annab. Ja viimaseks, et offline ehk siis arvutist füüsiliselt lahti ühendatud peaks olema vähemalt üks nendest. Et näiteks krüptoviirus ei saaks teie arhiivi puhtaks teha. Ja viimane tähtis asi siia, et ükski andmekandja pole igavene. Nad füüsiliselt aeguvad ära ühel hetkel ja teiseks on ka see, et moraalselt. Näiteks kellel on siin täna arvuti kaasas, millel oleks 3-tollise floppy diski lugemise seade olemas. Et see vorming on moraalselt aegunud, seetõttu selle ennetamiseks on mõistlik ümber kirjutada neid. Füüsiliselt siis siin näide, kuidas need välja võiksid näha, need säilituseksemplarid siis, et meil on 2 tükki pilvedes, üks on Dropboxis, teine on Google Drive'is ja 2 tükki füüsilist. Nende füüsiliste puhul siis on tegemist mul erinevate andmekandjatega, nagu ma alguses ütlesin. Et üks on kõvaketas, kus on siis pöörlev magnetketas sees, teine on mälupulk, mis on flash-tehnoloogia peal ja nad on ka hoitud füüsiliselt lahus. Et kõvaketast hoian kodus kapis, mälupulka hoian tööl seifis. Et eeldame siin, et ma ei ela samas majas, kus ma töötan. Vastasel juhul see pole väga hea lahendus, et nad peaksid olema üksteisest võimalikult kaugel. Et kui teil on mingi asutus ja on 2 kontorit eri linnades, eks ju, siis on mõistlik neid füüsilisi koopiaid siis nende 2 kontori vahet hajutada, et oleks distants võimalikult suur. Et näiteks kui, ma ei tea, meteoriit kukub alla ja ühes linnas kõik maa tasa teeb, et siis teises jääksid alles. Nii, kus seda pilve siis leida, et need 2 seal olid näited kõige tuntumatest, Dropbox ja Google Drive, samamoodi on OneDrive väga tuntud, Box ja Mega võib-olla natukene vähem, aga nad kõik on selleks otstarbeks täiesti sobivad. Nagu siit slaidilt näha, on neid tasuta mahtusid seal vahemikus 2 kuni 15 gigabaidini nende kõigi puhul võimalik saada.
Ja kui sellest tasuta mahust jääb väheks, siis mõne euro eest kuus on võimalik umbes terabait juurde saada. Või isegi näiteks, kui teil on Microsoft Office 365 litsents, see püsimaksupõhine, siis sellega tuleb automaatselt kaasa see terabait. Et selle pilveruumi mahu saamine ei ole midagi väga keerulist ega kallist. Aga nende puhul on ülitähtis arvestada seda, et need on ikkagi äriühingud ja need ei saa liigselt usaldada. Nad võivad ühel hetkel ikkagi otsustada, et nüüd meile aitab, me selle äri lõpetame ära ja teenuse lõpetada. Mida siis hästi illustreeribki see sama slaid siin. Ma esmakordselt tegin selle slaidi kuskil 6-7 aastat tagasi ja iga kord enne seda, kui ma seda olen kasutanud, ma olen üle vaadanud, kas need andmed on siin õiged, kas ikka need gigabaidid on samas mahus ja siis ükskord ma avastasin, et see copy.com, et seda enam ei olegi. Et kui täna sinna lehele minna, siis avaneb selline teade, et copy.com has been discontinued, mis tähendab seda, et kasutajatele antud juhul siis teatati 1. veebruaril 2016, et nii, me nüüd paneme poe kinni, teil on 90 päeva aega oma failid siit ära koristada. Kes selle ajaga ei reageerinud, nende materjal kustutati. Ja kusjuures oluline on siin veel mainida seda, et see sama nii-öelda käitumisviis rakendus nii tasuta teenuse klientidele kui ka neile, kes siis maksid Copy.comile selle teenuse eest. Et see on tüüpiliselt nende pilveteenuse pakkujate lepingutes, et nad ei vastuta mitte millegi eest ja kui teil mingi ime läbi õnnestub maailma parim advokaat leida ja nad ikkagi vastutama panna, siis vastutus piirdub ainult selle teenustasuga, mis te neile maksite, mis tõenäoliselt oli võib-olla 5 eurot kuus. Et selle saate siis kahjutasuks. Ja Copy.comi puhul siis jah, nii läks. 1. mail 2016 see teenus lõpetas täielikult ja kõik informatsioon, mis kliendid olid sinna laadinud, see kustutati. Ehk moraal siis neid pilvi võib kasutada ühe säilituskoopiana, aga ühtegi neist ei tohi liiga palju usaldada. Teil peab olema ka 2., 3. ja 4. koopia. Ja nüüd siis kõik see kokku võtta, veel uuesti see arhiivi kontrollimise meetod, et seda tuleb regulaarselt teha. Näiteks kord aastas on üks võimalus, võib ka tihemini, kui teil jaksu on, aga näiteks kui te nagu organisatsioonides sageli tehakse kord aastas neid arhiveerimistoiminguid, et jooksva aasta asjad pakitakse kokku, mingi enam aktiivkasutuses mitte olev materjal viiakse arhiivi, et siis selle käigus võiks teha ka vana arhiivi kontrolli. Kontrollimisel siis arvutame kõigis oma 4 säilituskohas uuesti räsid. Kui leiame mingi räsi, mis ei klappinud, siis selle uuesti taastame kuskilt teisest koopiast, nii et lõpuks on meil taas 4 identset koopiat, täpselt sama sisuga failid. Ja nii lihtne see ongi. Suur aitäh! Nii lihtne see ongi, naeratusega. Väga tore, aitäh Koit. Sulle on tulnud mõned küsimused. Kas usud, et Eestil kui riigil on võimekus kogu meie pärandit digitaalselt pikalt säilitada, kui kõik on digitud? Et kus on see piir? Ma usun küll, et on võimekus olemas ja see trikk on siin selles, et see ühest hetkest alates enam mahust väga palju ei sõltu, et kas me säilitame 10 asutuse materjale või 1000 asutuse omi seal, see taandub lihtsalt rahale ja see säilitus, füüsiline säilituskandja ja ka tarkvara, selle hind väga ei sõltu sellest, on nagu suhteliselt odavaks muutunud. Et tähtis on, et me suudame selle infrastruktuuri ja selle organisatsiooni luua, mis säilitust teeb ja siis juba on ainult vaja natukene raha juurde anda, et see skaleeruks. Ma küsin siia ühe vaheküsimuse kohe, kuigi seda siin kirjas ei ole. Kas sa arvad, et Eestil oleks vaja ühte keskset kultuuripärandi pikaajalise säilitamise asutust? See on peen küsimus, mis nõuab peent vaagimist. Ma ei olegi enda jaoks nagu selgeks mõelnud, et sellel ühe asutuse loogikal on plusse ja miinuseid, et vaidlus saab siin olla ainult selle üle, kas neid asutusi on
on 1, 2 või 3, et rohkem kindlasti neid ei ole mõistlik pidada. Et täna on siin siuke ka kuskil 1 ja 3 vahel, et Rahvusarhiiv on üks põhiline ja siis Rahvusraamatukogu ka suuresti on selle võimekuse endale loonud ja ütleme, ERR-is on digiarhiiv korralik, et nüüd, kuidas siin omavahel nende plusside ja miinuste kaalumisega see asi jääb, et ma ise arvan, et tõenäoliselt see jääb kuskile sinna 2-3 kanti lõpuks. Et välditakse nagu üksteise dubleerimist, aga samas see, et on keegi teine kõrval, annab nagu mingi lisagarantii, et on mingi teine pilk, kes oskab ka vaadata ja asjadest aru saada. Tõsi. Kuidas Rahvusarhiivis konserveerimisinfot säilitatakse? Konserveerimisinfo selles mõttes, et nii-öelda metaandmed või see kirjeldused selle kohta, mida tehti konserveerimisel, minu teada meil mingisugust uhket infosüsteemi selle jaoks ei ole, et meie konservaatoritel on mingisugused omad töövõtted, tõenäoliselt seal Exceli ja Wordi dokumendid, kuhu see läheb ja mingil vähesel määral läheb see meie arhiivi kataloogi AIS-i ka, aga see on väga vähesel määral. Põhiliselt ta elab ikka kuskil mujal. Kas täpitähtede, tühikute ja kõiksuguste kirjavahemärkide kasutamine faili nimes vastupidi ei tekita hoopis mingeid probleeme? Praktiline küsimus. Selle põhimõtteliselt ta võib tekitada probleeme ka tänasel päeval veel, näiteks kui Maci ja Windowsi vahel liigutada faile, siis seal on natukene erinevad viisid, kuidas infot esitatakse. Et mõlemad kasutavad Unicode'i kodeeringut, mis üldiselt peaks kõik täpitähe probleemid ära võtma, lubama kasutada ka kirillitsat, Hiina neid sümboleid, mida iganes, Egiptuse hieroglüüfe, aga ikkagi seal väiksed variatsioonid on, nii et ta vahel väikest peavalu tekitab, aga üldiselt see ei ole enam selline probleem, mille pärast tingimata peaks neid täpitähti vältima. Et täiesti okei on ka neid kasutada, aga siis tuleb olla natukene ettevaatlik, et kui näiteks ühelt platvormilt teisele oma suuri failimassiive liigutate, et siis tuleb liigutamise järel kontrollida, et need ikkagi õigesti veel välja paistavad. Hästi, lähme siin veel, jõuame mõned veel küsida. Nii. Sa lõpetasid natuke varem. Siis on karistuseks see, et saab küsimusi rohkem. Väga hea. Nii. Mis oleks mõistlik viis erakogu arhiveerimiseks, kui on näiteks olemas 500 digifotot või digitaalset pilti ja nende kirjeldused? No siis põhimõtteliselt seda meetodit saabki kasutada, mis ma siin täna kirjeldasin, et tuleb välja mõelda siis mingi mõistlik struktuur, 500 on nii vähe, et need võivad isegi, sõltub nüüd muidugi, aga hädapärast ka ühes kataloogis olla ja kui neil on kirjeldused juures mingil kujul, kui seal on rohkem juttu kui lihtsalt 2 sõna, siis ilmselt tuleb teha kuskile üks fail, kus siis on see kirjeldav info ja sealt sees siis viidatakse konkreetsetele faili nimedele. Ja siis muidugi kõik need samad asjad, et need peaksid olema mõistlikus vormingus, et JPEG on suhteliselt okei vorming, TIFF on okei, PNG on okei. Ja kindlasti tasuks kontrollida mingi spetsiaaltarkvaraga, mille nimi on validaator, mis valideerib, kas need failid on tegelikult selles vormingus või on nad kuidagi vigaselt selles vormingus. Ja siis mitu koopiat ja peakski olema asi enam-vähem hallatud. Küsin viimase küsimuse. Ja. Sinu hinnangul, mitu protsenti tavakasutajatest digiarhiveerib oma andmeid korrektselt? Ma arvan, et see protsent on väga väike. Ma arvan, et see protsent läheneb nullile. Et ega ma pean tunnistama, et ka minu enda arhiveerimispraktikates on mõningaid puudujääke. Kas Rahvusarhiivil on mõni juhis selleks? Oma kodule? Eraisikute ise arhiivi tegemiseks ei ole, et see ongi sellises vormis, et aeg-ajalt käime kuskil koolitusel või konverentsil rääkimas. Välismaal on tehtud tööd selle nimel. Ma tean, sakslased on teinud ühe huvitava portaali, kus on kirjeldatud erinevaid nii-öelda persoonasid, ehk siis mingi pensionär Mali ja mingisugune tudeng John ja nii edasi ja siis kirjeldatud, mis sorti informatsioon neil on ja kuidas siis nemad võiksid seda arhiveerida, et erinevaid tööriistu neile soovitatud. Võiksime ka midagi sellist teha? Jah, praegu me pole selle pensionär Mali võib-olla ei lähe sinna saksa lehele.
jah, selle probleem ongi, see ei ole isegi inglise keeles, see on ainult saksa keeles praegu. Aga Eestis jah, kahjuks veel ei ole sellist pingutust tehtud, aga ma usun, et see tuleb. Aitäh sulle, Koit, väga hea ettekanne. Suur tänu!